Töötukassa organiseeris töömessi Rakvere spordikeskuses. Seal sai tutvuda erinevatest valdkondadest ettevõtetega ning õppeasutuste taseme õppimise võimalustega. Olid kohal ka Töötukassa karjäärinõustajad, kellelt sai küsida nõu töökoha otsingul. 7. aprillil siis toimub Lääne-Virumaa 5. töömess, kuhu on oodatud osalema siis kõik tööandjad ja meie maakonna õppeasutused, kes tutvustavad tasemeõppes õppimise võimalusi. Lisaks on messil esindatud üle-euroopalise töövahendusvõrgustiku EURES esindajad, kes tutvustavad töötamisvõimalusi mujal Euroopas ja ka Töötukassa karjäärispetsialistid, kes siis annavad nõu inimestele. Töömessile on oodatud kõik huvilised, kes on uue töökoha otsingul või kes on mõelnud töökoha vahetusele. Samuti noored, kes on alles tegemas oma eriala valikuid, et tutvuda õppimisvõimalustega. Töötukassa abiga otsib Lääne-Virumaal tööd keskmiselt kuu jooksul 1300 kuni 1500 tööotsijat ja me vahendame kuu jooksul keskmiselt 360 töökohta. Registreeritud töötute arvu mõjutab sageli sessoonsus ja sügistalvisel perioodil on töötuid rohkem kui muul aastaajal. Nüüd töötute arvu kasvu viimastel aastatel on mõjutanud täies mahus käivitunud töövõimereform, sest Töötukassal on senisest rohkem võimalusi vähenenud töövõimega inimesi tööle aidata. Me ei saa täna öelda, et ühes valdkonnas on suurem tööpuudus kui teises valdkonnas. Pigem on täna küsimus selles, et kuidas viia kokku tööandjate võimalused ja ootused ja tööotsijate sellised soovid. Kindlasti peavad mõlemad pooled tegema kompromisse, tööandjad võib-olla pakkuma paindlikumat tööaega, tööotsijad olema valmis täiendama oma erialaseid oskuseid ja nii saavad need kokkulepped tulla, et igas valdkonnas on oma kitsaskohad. Need inimesed, kes on nüüd juba tööturul olnud ja juba ka töötanud, siis nemad ikkagi otsivad tööd selles samas valdkonnas, kus nad on varem töötanud või kus nad on omandanud oma erialase hariduse. Kuid noored, kes on alles tööturule sisenemas, tunnevad huvi tulevikuvaldkondade vastu ja just nende valdkondade vastu, kus on teada, et on kasvav tööjõuvajadus. Et otse statistikat me ei pea selle kohta, et kui palju nüüd inimesi maakonnast ära läheb või juurde tuleb. Küll aga on teada see, et Statistikaameti andmetel on siis viimase 5 aasta jooksul tööjõudu alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani vähenenud 1200 inimest. Ehk siis meid on 1200 inimese võrra vähem, mis tähendab, et tööandjate valik tööjõu värbamisel on väiksem kui varem. Tööturgu mõjutab kindlasti olulisel määral majanduskeskkond, et need võimalused, valikud ja tööturu olukord on seotud sellega, mida meie majandus teeb. Kuid mina loodan, et 5 aasta pärast on tööandjad leidnud rohkem võimalusi pakkuda paindlikke töötingimusi, tööaega ja rohkem valmis läbi rääkima töötajatega nende tööülesannete osas.